Tervitused kõigile netiheroodestele. Te vaatate saadet Tõsised jutud. Meie tänane jututeema on, kust tulevad lapsed? Hoidke kinni. Anname minna! Ja tuleb. Anna minu kätte. Aitäh. Aga meil on aastast samasugused lambid nagu siin. Adrian, räägitakse, et lapsi toovad vanematele toonekured. Mis sa arvad, kust lapsed tulevad? Emmekõhust. Kuidas nad tulevad siis sealt emakõhust? Kui inimesed armastavad üksteist lõpuks, siis see jääb rasedaks. Lapsed ei tule kindlasti toonekurgadega, see on lihtsalt mingi väikeste laste mõte. Mis sina arvad? Aga mis sina arvad, kus kohast lapsed tulevad? Ikka naise kõhust. Naise kõhust? Jep, sest kui seemnerak ja munarak saavad kokku, munarak tuleb naisest ja seemnerak tuleb isarast. Kui need kokku saavad, siis tekibki laps, aga lihtsalt, et see koondub ainult ühte kehkasse. Ja selleks kehaks on naine, mitte mees. Väga kihvt, väga õige vastus. Ma annan sulle selle eest ka väikese auhinna, et sa nii tark poiss oled. Kas nad filmivad, kuidas kured viskavad lihtsalt taevast lapse alla või? Ei, loomulikult mitte. No jasna. Kuidas saab ema aru, et ta ootab last? No, ma ei oska öelda. Mingi asi on mingi pulk. Selle abil mingi rasedustest. No lõpus tal läheb kõht suureks, aga alguses sa saad teha testi ja kui sa veel ei ole seda teinud ja nagu saad aru, siis sa hakkad nagu sööd ja siis sul hakkab hästi paha ja siis sa saad teha testi. Ei arvatavasti ta midagi teab, kuidagi aimab seda ja siis läheb vaatab ultrahelist midagi. Ja kui tal on suurem kõht, kui tal muidu on ja see valutab, siis ta saab aru. Aga kui üle öö sul läheb see kõht paksemaks näiteks, aga sa ei söö üldse rämpstoitu, siis tähendabki, et sul on laps seal kõhus. Aga miks meestel vahel kõht valutab? Äkki nad on liiga palju sporti teinud, siis kõhud hakkavad valutama. Elevandiemad ootavad lapsi 2 aastat. Ja hiireemad ootavad 1 kuu. 1 kuu? Mis arvad, kui kaua inimesed last ootavad? 1 aasta. 5 aastat. 12 kuud. Ma arvan, et 2 aastat. 2 aastat, noh. 9 aastat. 3-4 kuud. 90 päeva. Elevandiemad on tiined 2 aastat. Hiireemad 1 kuu. Mis sa arvad, kui kaua inimemmed last ootavad? 9 kuud. Tead seda kindlalt, jah? Jaa, kindlalt. Ma arvan, et umbes 9 kuud. 9 kuud. Maa tuleb täita lastega ja... Sa ei oska. Ma ei oska. Thanks, ema. Viska 5, aitäh. Teid mu maa peale tagasi praegu. Aga mis sa arvad, miks mehed ei saa lapsi ilmale tuua? Mehed saavad, aga meil tulevad lihtsalt tavaliselt väga haiged lapsed. Nad ei taha esiteks, ma arvan, sest nagu kui nad näevad pealt, kui valus see on, siis nad arvatavasti ei tahaks seda. Miks mehed ei sünnita? Sellepärast, et neil ei ole see asi võimalik. Maailm ei ole nii inimesi teinud. Naised on sünnitamiseks loodud. Mehed ei ole. Aga milleks siis mehed loodud on? Mehed on loodud naiste abilisteks. Kuidas ma nüüd seda ütlen? Ütle otse. Naistel on kindel koht ja seal on nagu suurem auk ja sealt tuleb laps välja. Ja meestel on see auk Väike. väike ja sealt ei mahu laps läbi? Millal sa saad aru, et sa ei ole enam laps? Kui sa oled suur juba ja sa käid tööl, siis sa saad aru, et sa ei ole enam laps. Hakkad väljas käima õhtuti ja nagu hakkad ennast meikima ja hästi palju sättima, siis kuskilt 15-16 aastaselt. Kui sa oled laps 18, siis sa oled nüüd täiskasvanud. Miks just siis? Sellepärast ma olen alaealine lõpuks. Loogiliselt. Kui ma saan 18, siis ma olen isegi juba tegelikult täiskasvanu. Ja mida see tähendab sinu jaoks?
see tähendab minu jaoks seda, et ma olen ametlikult täiskasvanu ja ma ei ole kindlasti enam mitte laps. Siis kui sa saad väga vanaks, nagu kooli lõpetad, siis tähendab, et sa ei ole laps. Mida? Kuidas sa aru saad, et sa ei ole enam laps? Siis kui ma olen kogu aeg ju laps põhiliselt. See ei pole päriselt tõsi. Ei ole tõsi. Piibel ei ole tõsi. Piibel. Need jutud on välja mõeldud. Kas teadsid, et üks piiblilugu, mida mulle on loetud, üks pool on vanem, ehk see on enne Jeesus sündi ja teine lugu on noorem, sest see on pärast Jeesus sündi. Mis vahe on poistel ja tüdrukutel? Poistel on lühikesemad juuksed kui tüdrukutel ja tüdrukutel on pikemad just kui poissidel. Hääletoon. Poisid räägivad madalamalt ja tüdrukud kõrgemalt. Ei. Ei. Räägib kõrgemalt ja tüdrukud madalamalt. On veel miskit vahet? Ja nad on väga pirtsakad. Kes on pirtsakad? Naised. Tavaliselt on see, et tüdrukud on lihtsalt pirtsakamad. Tüdrukud tahavad kogu aeg koos olla. Aga millised poisid on? Poisid on rohkem nagu kergesti närvi ajatavad. Mis vahe on poistel ja tüdrukutel? Näiteks naistel on niimoodi, et neil läheb alt laiaks, aga meestele läheb ülevalt laiaks. Aga mis veel võiks olla vahet poistel ja tüdrukutel? Ei, No ütle ikka. Ütle. Ära häbene. Neil on erinevad suguelundid. Nagu ma mainisin, poistel on till ja tüdrukutel on tissid. Aga tegelikult on inimestele tehtakse isegi vahepeal selliseid protseduure, kus naised muudetakse meesteks ja mehed muudetakse naisteks. Lapsed sünnivad üldiselt armastusest. Aga kas võib juhtuda nii, et armastust pole, aga laps sünnib ikka? Ei, ma väga ei usu tegelikult, et kellegi niimoodi juhtuks. Laps ennem ei tule, kui sa ei abiellu. Inimesed lähevad lahku ennem seda, kui beebi sünnib, siis on täitsa võimalik, et laps sünnib siis, kui ema ja isa ei armasta üksteist. kui mees ja naine on liiga palju koos olnud, siis jah, see on võimalik. Isegi siis, kui armastust ei ole? Jep. Lapsed sünnivad armastusest. Aga kas vahepeal juhtub ka niimoodi, et armastust ei ole, aga laps sünnib ikka? Võib juhtuda jah, kogemata näiteks oledki kuskil peol ja siis ei kasuta kaitsevahendeid. Peol juhtub midagi kogemata ilma kaitsevahenditeta. Mis see midagi olla võiks, mis juhtub? No, on üks asi. No mis asi? No ütleme, et see võib juhtuda vahekord ja sa oled näiteks purjus ja siis sa leiad mingi mehe, kes sulle meeldib ja siis sa ei mõtle enam üldse. Kas sina, Karl, tahaksid endale veel ühte õde või venda? Ma tahaksin ikkagi venda endale, väga tahaksin venda. Miks sa venda tahaks? Sellepärast, et ta julgeks jalgas hakata varakult käima. Ma tahaks, et ta hakkab juba mingi 3-aastaselt jalgad mängima nagu mina ja siis ta saab suurene. Tubli jalgpallur. Ma tahaksin endale lausa tegelikult suurt venda, aga ma tean, et seda ma enam ei saa. Noh, ainult juhul, kui ema või isa otsustavad lastekodust laenutada, aga ei. Seda ma arvan, et ei juhtu. Natuke sa tahaks, natuke sa ei tahaks. No räägi need põhjused ära meile. Siis peab iga päev kellegi eest hoolitsema. Siis see läheb 1 aastaga tüütuks juba. Tüütu on siis. Kas sina tahaksid endale veel ühte väikest venda või õde? Ei, Miks? sellepärast, et ta niigi tülitab mind. Kuidas su vend tülitab sind? Lõhub kõik ligodest asjad ära, mis ma olen ehitanud ja teeb pidevalt asju katki ja saab pidevalt hästi kurjaks ja tahab mind kogu aeg ehmatada ja petta. Mul ei olegi nii, et ma niikuinii tahaksin endal väikest õde või väikest venda. No üks põhjus on see, et nagu siis mul on mõnikord rohkem tegevust ja siis teine põhjus on näiteks see, et siis mul on rohkem seltsi. Kas sina tahaksid endale veel ühte õde või venda? Nagu mul on vend, aga ta ei ela minuga, aga ma tahaks ühte õde, kes elaks minuga. Aga siis äkki pead ema vaikselt moosima hakkama? Jah, aga ta ei taha väga rohkem lapsi. Ta on ühega väga rahul. Ma arvan küll, sest sa oled ju nii tark ja andekas ja ilus tüdruk, et kui ta teise teeks, siis ta võib-olla arvab, et lihtsalt see ei tule nii hästi välja, kui sina tulid. Ei, ma arvan, et oma lapsest ei saa nii mõelda. Oma laps on ikka väga kallis ja ükskõik, kas ta on tark või loll, sinu jaoks ta on ikkagi kõige tähtsam ja kõige parem. Aga mitu last sa ise tahaksid saada? 2 kaksikud.
aga miks sa ei tahaks saada 11 last, siis sa saaksid teha terve oma lastega, saaksid teha jalgpallimeeskonna? Ei, aitäh. Ma ei tea, see nüüd läheb paljuks juba vaikselt. Siis peab mingi presidendi ameti endale saama. Räägi mulle mõni lugu, mingi vahva lugu, seiklus oma lapsepõlves, kui sa veel päris pisike olid. Ma mäletan, kuidas ma õppisin rattaga sõitma. Et ma ei osanud rattaga sõita, ma sõitsin oma abiratastega. Ja siis me hakkasime proovima, aga mu ema läks väga närvi, sest tema tahab, et kui hakatakse õppima, siis peab kohe selge olema. Tema ei viitsi oodata. Ja siis me saatsime ta minema ja siis, kui ta tagasi tuli, siis ma juba oskasin rattaga sõita. Ja su ema, tänu sellele, et ta närvi läks, jäi ilma ju sellest, kuidas tema tütar õppis 2 rattaga sõitma. Jah, ma arvan küll. Aga kui sina nüüd näiteks oma lapsi tulevikus hakkad õpetama rattaga sõitma, siis lähed ka närvi või? Pigem mitte, et sa pead ikkagi saama aru, et see ei tule kohe niimoodi äkki, kui ta nagu ei ole üldse kunagi sõitnud veel 2 rattaga. Selline oli siis meie tänane saade ja omalt poolt täname meie tippspetsialiste ja arvamusliidreid. Ja kui teile meie saade meeldis, siis subscribe'ige meid YouTube'is. Ja kindlasti pange like ka Facebookis. Ja kohtume teiega varsti jälle taas. Tšutšu frei!